alustame siis järjekordset eestlus maailmavaatena Mina eestlane, mis on vestlussari ja täna oleme Peterburi Eesti klubis. Nii et te näete kohe siin Peterburi rahvast. Täna on meil siis Peterburi rahvas, Mina eestlane saates ja me teame seda, et Peterburi on Eesti kultuurile ja ühiskonnale äärmiselt tähtis linn ja kogu see maakond, et me oleme väga sügavalt seotud nendega ja sellepärast me vaatame hetkeks ka seda sügavamat ja kaugemat aega, et meelde tuletada, kuidas see kõik siis on olnud. Ja meil ajalooprofessor Raimo Pullat on uurinud Peterburi rolli eestlaste, lätlaste kujunemisel ja ka kultuurikeskusena ja siin näete te kaarti, kust on siis liigutud 1860-ndatel kuni 80-ndatel aastatel Peterburi. Ja näete siit Tartu ümbrusest päris palju, Lõuna-Eestist, aga samuti ka Ida-Virumaalt, Lääne-Eestist vähemalt. Nii et see tung lähemasse suurde linna on olnud päris suur. Väga soovitan lugeda, kui te tänasest saatest innustute Raimo Pullati raamatuid. Ja ta on nimetanud seda Peterburi linna tervenisti lootuste linnaks. Sellest on nii palju loodetud, sellest on saadud inspiratsiooni ja seal on elanud väga-väga palju eestlasi, see on olnud suuruselt teine linn Tallinna järel eestlaste poolest. Ja siin te näete Peterburi linna osade kaarti, kus eestlased elasid. Ja näiteks näete siin number 11, mis on Vassiilisaar, et siin vasakul, mis näitab, et väga suur ala on see, kus on olnud eestlaste kodud Peterburis. Ning paremal poolsel pildil te näete ka eestlaste ja soomlaste võrdlusi, kui palju on siis Peterburis rahvast elanud. Et kui vaatame 19. sajandit, siis me näeme, et eestlastel on olnud suured tegemised Peterburis, aga nüüd sellest kõigest lähemalt räägib edasi Henri Kaselo. Nii, tere ka minu poolt. Mina siis Henri Kaselo ja olen siis Peterburi klubi Teekond Euroopasse kaasesimees. Seda puhku ma ei ole küll Peterburis, ma olen küll Harjumaal. Ma tulin just mõni päev tagasi perega Eestisse, kuna siit saab seda head vaktsiini teha, mida Venemaal ei saa, kes Sputnikut ei soovi, tasub siia poole tulla. Aga see selleks, et minu ülesanne siis täna on rääkida sissejuhatuseks Peterburi eestlastest ja selle ajaloost, enne kui me räägime meie klubi tegemistest ja kuidas siis eestlased praegu sel raskel ajal elavad. Keerulisel ajal, aga näiteks keerulisel ajal on ka positiivseid momente, aga sest kõigest me räägime kohe hiljem, minu kolleegid, kes on praegu Peterburis. Nii et kohe sinna jõuame. Aga minnes aegade algusesse, nagu te teate, hoolimata sellest, et Peterbur on olnud Vene impeeriumi suur pealinn, siis tegelikult Peterburi ajalugu ei ole ju üldse nii pikk võrreldes Eesti vanade linnadega, olgu siis Tartu, Tallinn või teised Eesti hansalinnad. Et on ju Peterbur asutatud 1703, kui nii-öelda Peeter esimene raius akna Euroopasse, olete seda lugu kõik kuulnud. Et Venemaassa ega see on ta nii-öelda merelinn, et enne seda oli ainult üks sadam Arhangelskis Põhja-Venemaal ja tänu siis Peterburi asutamisel saadi ka nii-öelda ligipääs Läänemere äärde. Aga eks see tuli kõik selle arvelt, et suudeti oma valdusi laieneda Rootsi kuningriigi arvelt. Tõsi, kunagi on olnud ka siin varasemad Novgorodi riigialad, aga see selleks läheb ju kaugemasse minevikku, nii kaugele ma täna ei lähe. Et võib öelda, et kui Peterbur asutati, siis olid ka siis juba eestlased esindatud, kuna paljud ajalast on öelnud, et eestlased olid ju Rootsi kuningriigi sõjaväe koosseisus ju Peterburis võitlemas venelastega, paljud langid sõjavangi. On ju teada fakt, et 40 000 Rootsi sõjavangi, nende hulgas ka eestlased aitasid ka Peterburi ehitada, rääkimata ingerlastest, soomlastest, padjalastest, isuritest, kes seda linna ehitasid. Ja sealt on tulnud see suur jutt, et Peterbur on rajatud kontidele. Eks soine ala on olnud ja paljud hooned on siin nii-öelda vaiede peal ehitatud, et see on jah, sõjavangide hinnaga tehtud, aga tänu sellele Venemaa sai endale akna Euroopasse.
Aga jah, rääkides eestlaste või Eesti kogukonna suuremast tekkest, siis me võime minna tagasi pigem 18. sajandi lõpupoole, kui paljud sõjaväelased teenijad jäid linna pidama ja neid oli siis toona siis 18. sajandi lõpus 3000. 19. sajand, kui olukord läks liberaalsemaks peale Liivimaa ja Eestimaa kubermangude pärisorjudest vabastamisega 1816 ja kui ka liikumispiirangud kaotati hiljem 1863, siis ka see ränne Peterburi ja mujale Venemaale läks palju suuremaks. Aga kui me räägime, kes need eestlased, kes seal olid, need olid ikkagi ennekõike sõjaväelased. Nooremad inimesed võib-olla ei teata, et toona oli sõjaväekohustus 25 aastat. Paljud siin noored mehed kurdavad, ma pean minema Eesti kaitseväkke 9 kuuks oma elust nii palju ära raiskama, siis nad ei maksa häderdada. Kui kujutage ette, mehed pidid minema 25 aastaks ja keskmine eluiga toona oli palju väiksem. Pool elust pidid sõjaväes veetma. Nii et suur osa olidki need sõjaväelased. 19. sajandi keskpaigast oli circa 42% ja siis hiljem tulid ka veel käsitöölised, töölised. Eks Peterburis oli palju tehaseid, laevaehitust, masinaehitust. Tänapäeva Kiirovi tehas, toona oli ta vist Putilova tehas. Seal oli palju eestlasi ja eks need eestlased ikkagi ennekõike läksid elama Eestile lähemale ehk siis Narva väravate kanti edela Peterburi ehk siis kõige lähemale Eestile, et sealt oli hea tulla kohe, siin kaardi pealt võimalik näha, see on Narva väravat number 4 ja seal Narva linnaosas siis oli ka esimene Eesti kool. Hiljem oli põhimõtteliselt Eesti koolid peaaegu igas linnaosas, sinna me veel jõuame. Aga jah, et eestlaste osakaal 19. sajandi lõpus oli siis 12 000 kogu Peterburi linna peale, aga tegelikult ma arvestan Peterburi kubermangu, siis oli 65 000, nii et enamik elas linna ümber. Ja sellistes maakondades või kreisides, näiteks kui Oudov oli kohati eestlasi rohkem kui venelasi lausa. Mul naabrimees Jaangi rääkis, kui ta elas Oudovas, et kui nad käisid paadiga üle Peipsjärve, siis oli naljakas minna nagu Eestisse, kus oli venekeelne elanikkond, samal ajal kui idakaldal oli eestikeelne elanikkond. Et see oli selline tõeline kultuuride vahetus, et ka kald olid omavahel nagu segamini läinud. Aga see selleks. Et eestlaste hulk veel suurenes suuresti mõistagi 20. sajandi alguses ja ennekõike mindi ikkagi sellepärast, et oli lihtsam haridust saada. Eesti linnad olid ennekõike saksakeelsed, raske oli ülikooli saada. Paremat tööd taheti leida ja kui Aleksander III alustas venestluslainega, siis soositi ka eestlasi ja eestlast oli lihtsam karjääri teha. Eesti haritud inimesed olid Vene impeeriumis igal pool hinnatud ja toona elas väljapool Eestist 250 000 inimest. Nii et suur osa neist Peterburi ümber oli ka Siberis, mildi ka kaugemale, Vladivostok ja omal ajal, kui Alaska oli veel Venemaa, siis oli ka sealgi Eesti külas. Aga jäägi see selleks. Et tõesti, et Peterburis elas siis 20. sajandi alguses, näiteks 1917 circa 110 000 inimest koos eeslinnade ja kogu maakonnaga, nii et väga palju ja nagu ennist öeldi, see oli üks suurim Eesti linn. Kui Tallinnas elas toona siis 60 000, Tartus juba 45 000, siis Peterburis oli 60 000 üle, siis elas veel maakonnas, nii et väga palju ja tollal oli Peterbur oli meie rahvusliku ärkamise keskus, seal oli väga palju olulisi inimesi meie ajaloos ja siin võite ka näha neid inimesi, näiteks alustame kas või Filip Karelist, kes oli üks esimesi Eesti soost arste, kes oli ka Nikolai esimese ja Aleksander II Vene tsaari ihuarst ja oli ka siis Eesti kogukonna suur eestvedaja, Peterburi patriootide eestvedaja. Ja samuti ka Johan Köhler, Eesti maalikunsti rajaja, õppis Peterburi kunstide akadeemias ja elas Peterburis ja oli hinnatud õukonnas, tegi väga palju ka meie Eesti kirikutele töid, reisis ka väljaspool Venemaa impeeriumi mõistagi, et kui kõik sajandi istunud seal Peterburis, vabandust. Aga ja siis ka meie ema ja laulu Emajõepik Liidia Koidula, kes tegutses ka mõistagi Pärnus ja Tartus oma noorest elust, elas 42 aastani, elas Kroonlinnas tervelt 15 aastat, kirjutades kirju Kreutzwaldile ja elades kaasa Eesti rahvuslikule ärkamisele. Muidugi kõikidest detailidest teile ei räägi, te olete ka kursis, saate lugeda, aga jah, siin on veel mõned näited, nagu ka Amandus Adamson,
kunstnik ja skulptor, keda ka Venemaal praegugi hinnatakse. Ma vaatan, et uue 200 rublasel on tekkinud ka tema monument Krimmis, ma ei tea küll miks, aga uhked monumendid on teinud Russalka Vabadussõja sambaid Tartusse, Kreutzwaldi monument Võrru. Nii et kui ta kolis hiljem tagasi Paldiskisse peale revolutsiooni, siis ta tegi ka Eestile väga palju töid. Nii et minu lemmiku Vabadussõja monument asub Tartust ja Adamson tegi selle väga uhke Kalevipoja mõõgaga. Nii et oli võimas mees. Nii nagu ka Jakob Hurt, kes oli pikalt ka Eesti Peterburi Jaani koguduse pastor, meie rahva luulekoguja ja nii et väga palju olulisi inimesi, keda te tunnete ka Eesti rahatähtedelt, nii nagu Karl Robert Jakobson, kes oli meie 500 kroonisel omal ajal rahvamees ja kirjanik. Toona küll Peterburis oli pigem õpetaja, andis saksa keelt ja kirjandust. Muusika ja heliloojatest rääkimata Rudolf Tobias, meie helilooja, kes tegi esimese Eesti balleti, Kratt, nii et elas Peterburis, Hiiumaa mees, leidis tee Peterburi ja meie esimene vabariigi president Konstantin Päts, kes oli ka varasemalt riigivanem ja päästekomitee liige, on seotud mõningal määral Peterburiga, küll mitte nii palju kui teised. On olnud seal nii-öelda Liplike koolis ja oli ka aastakese vangis, kuna sai karistuseks revolutsiooni tegevuse eest vanglakaristuse. Aga see selleks. Johan Laidoner, meie kaitsevägede ülemjuhataja, sõjavägede ülemjuhataja ennekõike on kõigepealt ka Vabadussõjas, kes epitas võidu meil. Tema õppis ka Peterburis, nii et Nikolai sõjaväeakadeemias. Nii et palju olulisi inimesi, kõik ei jõua ka mainida, palju riigivanemaid, kui ka kaardi pealt võib-olla põgusalt öelda ja näidata, kus oli põhilised eestlased nantsid. Neid nii palju mul aega veel on, aga ma kiirelt lihtsalt märgiksin, et ma ei lähe väga detailidesse. Kaardi peal on näha sama kaart, mis eelnevalt oli, kus siis oli see põhilised kohad. Eelnevalt mainitud Vassili saar, kus elas palju eestlasi, tervelt 15%, kui ma vaatame aastat 1910 näiteks, oli üks eestlase kants. Seal oli ka Luteri surnuaed, korporatsioon Rotalia, Peterburi ülikool ja Peterburi kunstide akadeemia ja minu jaoks ka oluline kant, kuna 1,5 aastat tagasi sündis ka seal minu tütar Peterburi ülikooli vastas olevas haiglas. Nii et minu jaoks väga oluline koht, mitte ainult. Nii et eestlasi elas toona väga palju, üle 1% rahvastikust, nii et olime päris suur rahvusvähemus. Aga eestlaste jaoks oli oluline ka kindlasti ka Jaani kirik number 4 märgitud Dekabristil tänaval, kus algas ka omal ajal 1917 suur marss Eesti autonoomia nõudmiseks, kus marssis siis 40 000 eestlast, nendest circa 15 000 olid veel sõjaväelased, neist paljud ka veel relvastatud. Kujutage ette, 40 000 inimest marssimas Jaani kiriku juurest siis Tauria palee juurde, kus omal ajal oli ka siis Venemaa ajutine valitsus. Tänapäeval on seal SRÜ parlamentide assamblee hoone, see selleks. See oli väga võimas vaatepilt. See kolonn läks väga hästi organiseeritult, jättis võimsa mulje, et ka Venemaa valitsejad vaatasid, et nendel inimestel oli ikka tõsi taga. Ja mõne päeva pärast, 4 päeva pärast otsustatigi, et antakse Eestile autonoomia ja Liivimaa põhjaosad, ehk Tartu, Viljandi, Pärnu ja Saaremaa ning siis Eestimaa kubermang liideti üheks autonoomseks piirkonnaks. Eks meie inimestel oli kindlasti lootuses, et hiljem on võimalik ka siis liikuda iseseisvuse suunas, mis ka õnneks realiseerus. Ka meie päästekomitee liikmed Konstantin Pätsiga eesotsas tegid suure töö ära, et meie iseseisvust saavutada. Siin on ka rongkäigust üks pilt. Siin on see rongkäik toimus tegelikult uue kalendri järgi 8. aprillil, aga vana kalendri järgi oli siin 26. märtsil märgitud selle rongkäigu ajaks. Et sellist uhket kogunemist pole hiljem seda korraldatud. Ja neid objekte üle linna muidugi palju, kus on meie Eesti inimesed õppinud, kus on meil olulised hooned. Lisaks Jaani kirikule on ka meil veel Eesti apostlik õigeusu Isidori kirik. Oli ju toona palju eestlasi õigeusklikud, eesotsas ka meie esimese presidendi Konstantin Pätsiga. Omal taheti uskuhati ennekõike sellepärast, et lubati Venemaal maad. Eesti oli väga tihedalt asustatud, enamik inimesi elas maal ja maapõud oli. Seetõttu ka väga palju inimesi rändaski teisele poole Peipsi järve ja Narva jõge.
ja nii paljuski jõudsid ka kaugemale. Aga jah, lisaks siis selle Vassili saarele oli mõistagi eestlaste kõige olulisem piirkond ikkagi see Narva väravate ümbrus, millest ma rääkisin, all on kena pilt ja Kolomova linnaosa kui Jaani kirik ümber. Aga jah, eestlasi oli kesklinnas igal pool suhteliselt palju esindatud. Nii et me olime oluline rahvusvähemus, kes andsid ka väga suure panuse Vene impeeriumi arengusse. Nii et ka Vene inimesed võiksid olla ka meie kogukonnale tänulikud. Meil on väga palju tublisi inimesi olnud, kes on panustanud ka Vene ühiskonda. Nii et ei ole midagi veel häbeneda, olgu siis arstiteaduses, kultuuris, milles iganes, ka meie balti sakslased, rääkimata Bellinghausenitest, Krusensternidest ja teistest, aga sellest meil ei ole mul nii palju aega siin rääkida, et ma usun, et saate ka guugeldada, aga jah, meie ajalugu Peterburis on väga rikas ja ma tahaks loota, et see väärikas ajalugu ei jää kaotsi ja meie Eesti kogukond jääb sinna püsima ja meie Eesti kogukond ei kaotaks oma kaunist emakeelt. Et see on see tendents, mis praegu kahjuks on jah, et väga keeruline on meie kaasmaalastega praegu suhelda, seda enam, et COVID-i olukord on asjad teinud palju keerulisemaks. Aitäh, Henri, võtame nüüd edasi. Vaatame, kuidas on, mida on öelda nüüd Aleksandril ja Toomasel ja Marinal. Nii et nüüd on teie kord, kuidas seda treppi, mis ajalooliselt on nii suur ja suurte astmetega, siis praegu edasi astute. Veel kord kõikidele tere õhtust ja Henri, suur tänu sulle selle jutu eest. Kohe kui vaatad, kui palju seda infot on ju, siis mõtled, et jah, elame siin Peterburgis ja tegelikult infot on nii palju, et mõtled, et seda sa ei tea ja seda sa ei tea ja väga huvitav. Ma siis tutvustan, me oleme siin Maria Kimova, Aleksandr Part, mina Toomas Simmer. Me siis oleme nagu need elanikud, kes käivad rohkem Peterburgist Eestisse, elame siis Peterburgis ja käime Eestis ja elame Eestis. Henri on nagu tagurpidi, tema elab Tallinnas ja käib siis Peterburgis. Me siis liigume sinna tagasi. Muidugi meie elu on kõik seotud kahe riigiga on ju. Ja kui tasapisi siis hakkame oma ühendusest juttu ajama, siis ma räägin siis Saša räägib natukene aeglasema eesti keeles. Marina on, tema nagu tegeleb tantsudega, tantsugrupis, Sašaga Eesti tantsud ja Eesti kõik see muusika on Peterburgis nende peal. Mina kahjuks ei tantsi, kuidagi mulle ei tule välja need Eesti tantsud. Mina isiklikult tegelen antiigiga ja võib-olla selles mõttes kah tunnen huvi ka, kui käin Eestis, käin kah antiikpoodides ja tean nagu see, mind natukene see aitab on ju uurida seda kultuuri. See on kõik, kui näiteks vahest tuleb välja, et mõni vene kunstnik, kui ma näen Eesti poes vene kunstniku, hakkan uurima, et ta on rohkemasti aega elanud Eestis on ju, kuid see on venepärane kunstnik ja siis jällegi vaatad, et paljud kunstnikud ja kõik on kah, kes käisid joonistamas Eestis on ju, nagu Soomeski on ju, et me kõik siin nii ligidal. Kuidas ma siis tasapisi hakkan midagi sõna andma, et igaüks siis natukene ütleks, hakkame siis Marinast, пару слов. Расскажи про... Ты будешь по-эстонски говорить? Marina ei hakka eesti keelt. Tagasihoidlik. Jah, et kuni hakata, me siis jupikaupa on ju, et
millal te lõite oma seltsi ja kui vana te selts on ja mis oli see põhimõte, mille ümber te koondusite? No see juba ikka paar aastat tagasi me üritasime siis oma selle ühenduse avada ja mõte küllaltki lihtne, aga loodame, et paljudele see meeldib, et inimesed, tähendab, no isiklikult kõik meiest võib-olla igatsevad seda suhtlemist, on ju, et vähe inimesi on, kellega saaks suhelda ja et võtta neid inimesi, et nad leida neid inimesi. Enne seda, kui meil siin natukene ajad muutusid, me üritasime teha koosolekuid, noh, kus saaksid inimesed tuttavaks, ühe teisega suhelda, seal muusikat, mingid igasuguseid jutuajamisi, tähendab tavaline suhtlemine. Seks, et no kahjuks pole erilisi kohti, kus saaksid võib-olla inimesed no, vabalt juttu ajada ja tunda endast natukene võib-olla kergemini. Kui nüüd meil tänaseks on ainus koht kena Jaani kirik, no mina isiklikult käisin seal ka jumalateenistustes, kuigi ma olen vene usku, noh, seks, et peale seda olid mingid jälle, noh, et rahvast näha ja rääkida, saaks suhelda. Arvan, et väga paljud inimesed, väga paljudel inimestel pole seda aega, et istuda, no paljud pole usklikud, et käia just selle jaoks, et saada kellegi tuttavaks ja suhelda jumalateenistustel ja meie mõte sellega, et niisugune, et meie nüüd kahjuks rohkem neti kaudu siis, et erinevate huvidega et inimesed saaksid suhelda erinevate huvide, kuidas see eesti keelt taustal või kuidas see õieti öelda, et sinna võiks olla ka võib-olla mingisugused seal, kõik tänaseks ka muusika ja laulud, võib-olla mingisugused seal väiksed ettevõtlused või noh, võib-olla midagi suuremad, mingisugused suuremad äriprojektid, tähendab selles mõttes, et inimesed saaksid seal kokku, saaksid vabalt vestelda, et leida ühte teist. Nüüd, kui me nüüd mõtleme edasi, siis mitte ainult Eesti ja Peterburgi vahel, kuid ka Peterburgi ja kogu, noh, võtame laiemalt kogu maailma otsast, igas maailma otsas on meil eestlaseid, kes ma loodan ka tahaksid suhelda Peterburgi eestlastega ja teiste eestlastega, kes tunnevad huvi seda Peterburgi kohta ja noh, ja arvavad, et Peterburg on huvitav linn selle jaoks, et leida siin oma jaoks midagi, noh, kultuuri, äri,
võib-olla keegi tahab näiteks leida endale abikaasa või mehe, on ju. Jah, et tutvuda lihtsalt, suhelda, käia muuseumites. Kahjuks meile seda ei jätku, isiklikult meie 4 inimest, kes oleme selles ühenduse juhatuses, me kõik arvame ühtemoodi. Me tahame seda suhtlust, on ju, et elu oleks huvitavam, on ju, et tuleksid inimesed, kellel on huvitav midagi teha, midagi oma poolt anda meile, on ju. Ma ütleks niimoodi, et kõik meie elu ju on põhimõtteliselt suhtlemine, on ju, ja kõik tahaksid kellegiga tutvuda ja midagi uut saada teada, on ju, ja kahjuks tänaseks päevaks eestlased väga, Peterburgis elavad oma elu. Nendel pole huvitav see, mis toimub täna praegu Peterburgis. Noored kahjuks ei tule lihtsalt Jaani kirikusse, jumalateenistusse ja ütleme, see on arusaadav. Ja meie muidugi tahaksime, et tekiks Aleksander mõtles välja niisuguse termin nagu eestlus. Ütle selle kohta. Eestluse tuul, ta annab mulle sõna. Jah, annan Sašale sõna. Meil on selge praegu, et meil oli rikkalik lugu Peterburis, aga ma tahaksin öelda tänases päeva. Kõigepealt ma tahaksin öelda, et meil Peterburis on Peterburi eestlastel on 2 Eesti seltsi. On Peterburi Eesti kultuuri Eesti selts, on loodud ammu, 30 aastat vana. Küllaltki vana, jah. Aga meie on noor selts Peterburi Eesti klubi ja loodud hiljuti. Aga me oleme 6 Eesti seltsi, aga meil on mõni iseseisvus. Meil on konto pankis, aga tühi esialgu. Täna ma tahaksin öelda, et mis on meie töö, klubi töö mõistus. Kohe ma tahaksin, mul on palve, et Mare ära karda. Mul on ainult skeem, et mulle kergem selgitama oleks, mis meie töö on mõistus, on skeem. Selles mõttes, et Aleksander mitte ainult tantsib, laulab, ta on veel kunstnik. See on nägemiseni. Toomas, aga mis see tähendab? See on kergem. Keskel on propeller, see on meie Eesti Peterburi Eesti klubi. Propeller
teeb tuul, ei mitte tuul, eestluse tuul. Me tegime see tuul. Meie töö põhjendab Eesti kultuur, tantsud, laulud ja nii sedasi. Eesti eesti keelel ja täieslikkusest eesti keelt. Põhiline töö ka edendamisel ettevõtlust. Vot see paremal pool on Peterburi Eesti rahvas. Vasakul pool, see on me arvame, tõeline eestlane, kes omandab tugevat eesti juuret, vabalt eesti keele räägib ja see on tõeline eestlane. Paremal pool on seal ei ole juuri, eesti juuri, aga nad lihtsalt armastavad Eestit, tegelevad tantsud, laulavad eesti rahvatantsud, õpivad eesti keelt. See on ka meie inimene ja vahel on kellel on erinevates proportsioonides eesti juured. See on meie inimesed ka ja me töötame kõigile. On üks küsimus, Aleksandr, et kui sa ütlesid, et noored ei ole väga huvitatud, siis kindlasti nad oleksid ühel juhul ja teisel juhul huvitatud. Ja võib-olla see küsimus on kõigile teile ja see on kõigile üle maailma ka väga tähtis, et mis on see, mida inimesed vajaksid, kui inimesed on huvitatud, kui nad midagi vajavad ja mida saaks teie selts, teie klubi teha, et ideaal muidugi, et ilus suur uhke maja keset Peterburi, kontserdid, filmid, näitused. Kui kaugel te sellest ideaalist olete? Meie ülesande on selles, et me peame tegema, et meil on huvitav ja kasulik. Suudma me ei peaks. Nad pöörduvad meie poolest ainult, kui on kasulik ja huvitav. Ja meie ülesande, klubis ülesande on meie tuul tugevam teha. Kui on tugevam, pöörduvad meie poolest, kui on see on vähe nõrk, see on paha ja see on peaülesande, mis ma näen. Ja noored tulevad meie juurde, et veel kord kui meie juures on huvitav. See on Aleksandr, teha ka vabas vormis üritusi, et ei oleks ka sellise väga konservatiivselt kirikus ainult, seda enam, et kõik ei ole luterlased Peterburis veel. Et kuigi see on väga oluline, et riik selle korda tegi ja seal on hea kontserte korraldada, aga vabas vormis üritusi, filmiõhtuid, ka pidusid
ei ole väga sünnis korraldada kirikuruumis. Et siis oleks hea, kui oleks ka selline kooskäimise koht, kas seal on nüüd eraldi Eesti maja, nagu on Torontos, kus on rohkem eestlasi, 25 000. Ma anname aru, et meil on Peterburi jäänud circa 2000 eestlast, et need ei ole võrreldavad. Võib-olla mõistlik koopereeruda ka siis soomlaste või kellegi teisega, aga see on meil tulevikumuusika. Oleme ka kirjutanud Aleksandriga kirja Eesti välisministrile erinevatel teemad, mis puudub keeleõpet ja oma majaunistust ja kõiki muid asju. Ja nad on kõik olnud sõnades väga toetavad ja vähemalt nad on lubanud, kui meil vähegi suurem huvi on, alustada ka keeleõppega interneti teel esialgu. Et see on ka suur samm, et meil on hulk noori, ka vene noori, kes oleks huvitatud võib-olla Eestisse edasi õppima minema ja tahaksid eesti keelt juba varakult õppida. Et nemad näevad ka ennast pigem progressiivses Euroopas kui viisakalt, kuidas on poliitiliselt korrektne öelda, et tihtilugu on noortel ka ikkagi soov vaadata, piiluda natuke piiri taha, et saada kogemusi, mis ka teiselt poolt piiri toimub. Ja meie oleks selline hea sild ja tegelikult klubi on ka praegu andnud oma panuse selleks, et Eesti ja Vene ettevõtjad kohtuksid teineteisega ja minu hea sõbergi on tänu Aleksandrile suutnud laiendada ka oma äri just Venemaal, kuna Aleksandril head kontaktid, et me olemegi viinud inimesi kokku ja seda suunda tahaks just arendada, mis puudutab ettevõtlust ja ettevõtlikke inimesi. Ja kui see on sellises vabas vormis, need inimesed kohtuvad, siis on ka palju lihtsam. Et Aleksandril on palju kontakte ja on ka meil suured plaanid, üritused, mida tahame meil teha. Ja oleme ka oma plaanidega pöördunud ka siin ka meil Tallinna linnavalitsuse poole ja Aleksander on tihe külaline ka Peterburi väliskomisjonis, kes mõlemalt poolt ollakse huvitatud koostööst, seda enam, et Tallinn ja Peterburi on sõpruslinnad. Nii et hoolimata sellest poliitilisest olukorrast, mis meil praegu valitseb, on tegelikult tahe mõlemal pool regioonides olemas, et teha koostööd. Et see on alati olnud ka 80. lõpust ja 90-ndatel, kui Sobtšak ja Eesti juhid said väga hästi läbi ja Peterbur on alati olnud Venemaa selline liberaalsem ja ongi aken Euroopasse liberaalsema suhtumisega regioon, kellega on võimalik asju lihtsamini ajada. Ja see on omakorda ka meile kui uks Venemaale, kui me tahame edasi minna. Moskvasse, kuhu iganes, siis peaks alustada kõigepealt Peterburist, mis on meil kõige lähemal. Nagu Ameerika president Donald Trump on meile öelnud, et põhimõtteliselt me elame siin Tallinna eeslinnas, eks ju. Et Tallinna nagu Peterburi eeslinn, me oleme nii lähedal, eks ta geograafiliselt ongi. Tore oleks, kui lisaks sellele geograafilisele oleksime ka igas mõttes üksteisele lähemal ja suhtleksime omavahel rohkem, hoolimata nendest piirangutest, mis meil praegu siin valitseb. Aga ma olen Aleksandrile... Mind huvitab väga, sest et just siit tahaks edasi küsida, et te olete ju eksperdid, et kui vaadata nüüd, et te olete klubis Eesti eksperdid, te olete Peterburi eksperdid, siis ja üle maailma on ikka väga suur huvi ju Peterburi vastu. Ta on imeline linn ja eestluse linn väga ajalooliselt, et kui nüüd teha väga lühidalt, ütleme 5 minutiga igaüks nimetaksite, et mis ekskursiooni või tutvustust te keegi tahaksite Peterburis teistele tutvustada, mis kohta, mis mõtet? Nii, ma võin aluseks öelda, et see kaart, mis seal ees oli, eks need kohad ka, mis on härra Jüri Trei omal ajal oma voldikusse pandud, mida ma olen natuke spikerdanud, kes on meil selline Peterburi eestluse fänn. Et need olulised kohad, alustades Jaani kirikust ja kõik need Peterburi konservatooriumid, ülikoolihooned, kus on eestlasi palju õppinud, need kindlasti ära käia ja muidugi ka Peterburil on kurb saatus, mis puudutab Eesti kogukonda. Me teame aastaid 37-38, kui ka rahvuse tunnuse alusel tapeti ju tollases Leningradis inimesi, nii et seetõttu ka meie kogukond ongi kokku kuivanud, et meil on ka Levašovas on selline mälestusmärk eestlastel, kes on siis Stalinike repressioonide alla langenud ja mitte ainult Stalini pärast ei ole Eesti kogukond kokku kuivanud. Eks muidugi, kui Eesti sai vabaks, paljud läksid ka kodumaale ja lisaks sellele oli ka Leningradi blokaad, kui inimesed läksid Peterburist eemale, et oma elu päästa ja eks siin oli ka Hitleri-Saksamaal oma roll. Aga kokku oleme kahjuks kuivanud, aga see ajalugu on väga võimas. Sellest hoolimata seda tasub näidata
ja kas linnatänavatel lähete kuskile Kanevski prospektile, näete, kui uhke Singeri maja näiteks on, seal on ju kõik Amandus Adamsoni skulptuurid või et seal on igal sammul on tükike Eesti ajalugu ja alustame kesklinnast. Seal on väga palju, mida näidata, nii et Aleksander ja teised võib-olla saaksid mind kohe täiendada, aga seal on väga palju põnevaid kohti ja Peterburi on tõeline metropol, meenutab küll natukene Pariisi ja Roomat, kuna ka arhitektid olid sealt Euroopast ja Eesti enda kunstnikud on oma panuse andnud. Aga jah, venemaalased ise nimetavad Peterburi kui selliseks tõeliseks Venemaa haridus- ja kultuuripealinnaks ja tõeliseks Euroopaks Venemaal. Et selles mõttes on see väga suursugune linn, on mida näidata. Elab ju Peterburis ka 5,5 miljonit, sama palju kui terves Soomes või Taanis kokku. Torontos küll pisut väiksem, aga selle eest ajalugu on seal kindlasti rohkem, mida näidata. Vabandust, Toronto inimesed. Teil on ka ilus linn, olen ka käinud, eriti Eesti maja. Aitäh, Aleksander, Toomas tahaksid täiendada ja Marina. Aleksander, mida näitaksid? Kas mind kuulete? Jah, Henri, suur tänu. Ma ütleks parasti kah edasi ja see on nagu Maarja küsimuse kohta, et mida me teeme ja mida me plaanime. See nagu proovin vastata koos, et esiteks näiteks mul isiklikult meeldib väga contemporary art, ma ei tea, kuidas eesti keeles kaasaegse kunstimuuseum. Jah. Ja praegu ju Peterburgis tekib väga palju uusi kohti, tähendab, kus on väga huvitavad näitused ja kui mul tähendab, muidugi igal pool ei jõua on ju käia, aga see mind huvitab, on ju, mitte ainult antiikane, huvitab mind see, mis on uus kah ja mina näiteks sellest väga hästi saan aru, on ju, ma võin seda soovitada ja siin on igasugused miksid meil, tekivad igasugused huvitavad kohad, mis on siuksed, ütleme, mitte lihtsalt kohvikud, aga ütleme, need, kuidas vene keeles on art prostranstva, kus sa võid kohvi süüa ja midagi uut vaadata saada. Mul on küllaltki vana tütar ja parajasti ma seda kõiki küsin tema käest, on ju, et mida tema ei käi Jaani kirikus. Noored praegu, nendel on väga kiire elu, nad leiavad väga palju kohe huvitavat, on ju, nendel on vaja pakkuda midagi huvitavat, et mida sa tahaks näha ja kuulda, et sind see tõmbaks, on ju, ja muidugi esimene asi, millest on see muidugi, millest ma juba rääkisin, see on, et tutvuda huvitavate inimestega. Noored praegu väga kontakteerivad, on ju, ja siin pole platvormi Peterburgis praegu, kus nad saaksid kokku, aga kokku nad võiksid saada just nagu meie võib-olla mingisugune, nagu mina näen seda jällegi, et kus võiksid olla võib-olla mitte mingisugused suured näitused, aga mingid Eesti kunstnikud kah, mis teevad midagi huvitavat, on ju, et nad siin Peterburgis võiksid mitte suurtes muuseumis, kuhu on raske saada, see on nagu juba teine business, on ju, kus olid väiksed kohad, kus nad võiksid ennast tutvustada ja see tõmbab inimesi, väga paljud inimesed on huvitatud näha midagi uut, mida inimesed teevad ja sinna kohta võib ka näiteks muusika kohta, elektroonika muusika, midagi uut, tähendab seda, mida praegu, mida eestlased siin ei näita Peterburgis.
no tähendab nendel pole nagu seda jõudu siia, no, kuidas seda selgitada, et pole neid kohti, kus nad saaksid ennast pakkuda ja vähemalt, et nendest inimesed teaksid, et nad on ju. Et see kõik on huvitav inimestele siin Peterburgis, kuid Saša, seda, mida Saša rääkis, see on kah, et see on huvitav eestlastele, kes siin elavad ja teiste inimestele, kes on lihtsalt Eestist huvitatud, et me nagu, meie jaoks pole mingit rolli, kas inimene, kus ta on sündinud, on ju, kus ta on elanud, räägib ta eesti keelt, ei räägi eesti keelt, kui ta on huvitatud Eestist, on ju, kui tal on midagi huvisid, siis me just otsime neid inimesi, et nendele, et nad saaksid teada Eestist rohkem, ütleme, ja nendest eestlastest, kes siin Peterburgis elavad. Aitäh! No, ma tahaksin öelda, et meil oli suvel, hästi kogemus, millal me osaleme tandemkooris, see on Narva eesti keele majas. Tandemkoori idee, see on sealne, et lähedane meie klubis idee. Ühendama jämedalt öeldes neid, kes räägivad halvasti eesti keelt, nendega, kes räägivad halvasti vene keelt. Ja me peame see teha ja see aitavad kõigile. Seal oli pildid, kus suur kontserdid, see oli Narvas, tandemkooris. Aga kus praegu Peterburis eesti keelt õppida saab või eesti keelt rääkida saab? Kus praegu? No meil on kursis, eesti keele kursid, aga see on, klubis me tahaksime eesti keeles, kui meil on vabalt olukord ja midagi, seda öelda, midagi seda Eesti kohviku moodi on ju. Me näeme, kus on pildid, kus me olime kohvikus. Seal oli. Ja me tantsime seal, me laulsime Eesti laulud. Me peame teha, et kõigile oleks rõõmsalt ja sel juhul inimesed lähevad meie poolest, kui ei, suudma ei. Nii, et oleks võimalik rohkem praktiseerida eesti keelt, et teatud määral õpetas ka meil siin eesti keelt koostöös Peterburi ülikooliga, aga seda nõudlust on rohkem kui pakkumist, aga just nende inimeste osas, kes ei ole isegi eestlased, ongi need samad noored, ongi need IT-huvilised noored, kes tahaksid õppida Eestis. Ma olen kuulnud, et Eesti on nagu uus Euroopa Silicon Valley, kus on väga palju häid võimalusi, et noored tahaksid tulla Eestisse, enne tulekut tahaksid eesti keelt omandada, aga kuna nad ei ole ütleme eestlased, siis nendele seda väga ei võimaldata, et ka neid inimesi rohkem kaasata, et Eesti sõpru laiendada. Et kuna meil kogukond ei ole ka nüüd kõige suurem enam võrreldes siin paremate hiilgeaegadega, siis on hea, kui me pigem kaasaksime. Meie eestlaste häda on tihti lugu üle maailma tegelikult see, et
me tihtilugu me tõrjume neid inimesi, kes ei räägi kas siis piisavalt hästi eesti keelt või kellegi arvates ta ei ole piisavalt puhas eestlane. Väga vabandan, kui kedagi solvas ka meie skeem, eks ju, aga ei maksa nagu tõrjuda, et pigem vastupidi, kutsuda rohkem inimesi meie eestlaste perre. Isegi kui nad ei ole, ma ei tea, kas siis ei ole mõlemad vanemad ei ole eestlased või mida iganes, see ei ole kõige tähtsam. Nii et see on nagu meie mõtte eesmärk ja vähemalt ka praegu COVID olukord on muidugi keerulisem, et silmast silma, näost silma neid õpikuid on keerulisem organiseerida, aga ministeerium pakkus ka meil siin abi, mis puudutas nii-öelda elektroonilist õpet ja kellel on Eesti ID-koodid, nendel on võimalus vähemalt seal praegu osaleda. Et loodame tulevikus, kui saavad need vene inimesed, kellel ei ole otsest seotust Eestiga, et õppidagi eesti keelt. See on tuleviku mõte, nii et me liigume selles suunas. Vabandust, aga üks väga huvitav näide teile oleks omakorda Portland Ameerikas, siis läänerannikul, kus on Eesti laulude koor. Keegi seal ei ole eestlane, aga nad laulavad eesti keeles, käivad kontsertitel, käivad meie laulupeol. Et mis on Portlandis, mis on väga kaugel Eestist. Et selles mõttes Eesti sõprade koor Peterburis on ju poole lihtsam. No meil on koor, Eesti koor Kaja. No, me laulame seal mõnikord. Aga on vaja rohkem eestlasi, kui osalevad. Ja selles mõttes... See on nagu Eesti kohvik. No. Jah, need meie, ütleme, meil oli enne seda, kui tohis veel kokku saada, siis olid seal need kohvi joomised ja siukses kerges formaadis, et inimesed saaksid eesti keelt rääkida, kes halvasti, kes hästi. No mul endal kah laulavad kõik. On vajadust eesti keelt rääkida, tähendab igapäevases elus ainult suhtlen sugulustega telefoni teel, aga igapäevast rääkimist pole, et tekib nagu see keele, kuidas seda õieti, unustasin sõna ära. Ja siis tahtsin veel... Sageli on vaja suhtlema. No selge jah, et ikka jutt sellest, et oleks koht, kus võib-olla kõigepealt väiksem, pärast võib-olla natuke suurem, kus inimesed, paljud võib-olla häbenevad, see on ju normaalne, kui sa halvasti räägid, siis mõned häbenevad, ja hakata, mõnedel pole aega käia, õppida seda keelt, iga pühapäevati seal ja et kuidagi, kui võib-olla selles lahedast, kui sul pole mingit koormust, et proovid ja vestled eesti keeles, et tekiks nagu see huvi ja et see kergelt, et see kuidagi kergelt inimestel oleks seal teetassi taga ja pealegi minu meelest, kui isegi vahest inimesed räägivad väga halvasti ja kui keegi, mul samamoodi seal, kui keegi just küsis minu käest, kuidki ma pole mingi õpetaja, kuidas seda öelda, ma ise vahest helistan sugulust, ütlen, kuule, jälle sõna eesti keeles, ma jälle ei tea teda, vahest ju tekivad ruttu uued sõnad ja siis sa ei julge seda kasutada. Tähendab, kui sa räägid iga päev eesti keelt, see sõna tuleb sul ja on ta suus. Kui sa räägid harva, siis ikkagi ei pane vahele ja mõtled, et järsku ma ikkagi kuidagi valesti mind saadakse aru, et nagu lükkad need uued sõnad eemale ja samamoodi, kes räägib jälle halvemini, küsib minu käest jälle, kuidas on õigemini öelda.
no minu meelest see on nagu tähtis on ju, kui inimesed nagu saavad aru, et vot võib katsetada ja proovida ja et sul pole seda mingit hirmu, et ja kuuled jälle, kuidas teised räägivad ja see on kah minu meelest tähtis. Mul on veel üks pilt või? Ei. Mis ma tahaksin öelda, et puudub, mis puudutab äärelist osa. Siin me pidasime, ma tahaksin öelda, et mitmeid telekonverentse, esialgu nakkus on, mis olid pühendatud erinevatele teemadele. Näiteks interneti kauplemine, infotehnoloogia. Seal osalevad arenduskeskused mõlemalt poolt, nii Venemaalt kui ka Eestist. See suund me tahaksime arendama ka. Kutsume kõik üle maailmast. Ei ole ainult tantsima ja laulma. Ma arvan, et me oskame teema hästi. Aga vot veel ärisfääris. Ärikontaktide vahetamine ja eks ka meie Eesti IT-ettevõte me pakume Peterburi nagu suur lind ja suur võimalusi. Suur turg. Suur turg. Ja paljud ka Vene ettevõtted tahavad Euroopasse laieneda ja Eesti võiks ka olla haken Euroopasse ja eks nii mõnigi ongi. Küll on Yandexid ja kes iganes on siit alustanud ja mitmed Vene ettevõtted. Et ei saa öelda, et meil ei ole üldse nagu omavahelist äritegevust, et kui läheb minna Eestis poodi, siis on väga päris palju Vene tooteid, mida ostetakse, ei ole mingit sanktsiooni. Kui ma lähen Venemaal poodi, ma näen ikka Eesti tooteid, kuigi räägitakse kogu aeg sanktsioonidest. Need ikka Eesti toiduained. Muidugi seal on küll väiksemas mahus kui varasemalt, aga mingisugune kaubandus ikkagi alati käib poolimata kõigest sellest, mida me uudistest loeme. Ma tahaks ka vabandada väliseestlastest, kui ma räägin kodueestlasele tüüpiliselt väga kiiresti eesti keelt. Ma olen küll elanud küll siin ka 11 aastat Brüsselis ja paljuga olen hoopis Peterburis, aga sellegi poolest eesti keel on mul ikkagi igapäevane keel olnud, kuigi mul naisega ma räägin ka rohkem inglise ja vene keelt. Jah, meil siin segukeel tekkinud. Noored, kui ma ise, ma olen Tartust pärit ja minu vene keel ei olnud just kõige parem, et tänu oma abikaasale on selle enam-vähem saanud nagu mingile tasemele ja minu jaoks on väga oluline kohtun ka näiteks Aleksandri ja Toomas ja Marinaga, et mul on võimalus ka oma vene keelt kasutada. See on nagu vastastikune kasu, et mõlemalt poolt nii õppida eesti kui ka siis ka vene keelt. Eesti-vene keel. Oluline keel. Jah, oluline keel ja tänapäeval kahjuks ka Eestis see vene keel ei ole enam, ta läheb järjest populaarsemaks, aga kõikides regioonides seda väga ei ole. Eriti Tartus ja Lääne-Eestis ja mujal, eks. Tallinnas ja Ida-Virumaalt saadaks hakkama. Aga see selleks. Nii et mõtteid on palju ja tegelikult on hea meel, et meil on huvi tegelikult mõlemal pool ja me oleks selline nagu selline sild kahe poole vahet. Narva sild nii-öelda, nii vene kui eesti poole pealt ja nii vabamas vormis ja katsumegi siis olla ka noorematele natuke atraktiivsemad. Korraldades ka natuke põnevamaid üritusi ja küll siis noored teineteist leiavad ja mitte ainult ettevõtjad ja kõik muu. Kõik käib selle asja juurde. Ma veel küsin seda, et iga aeg on eriline ja teie mõtted ja aeg on teie aeg. Et nüüd 2007 Haukanõmm andis välja väga toreda Peterburi eestlaste elulugude suure kogumiku. Et kas te olete ise oma lugusid kirjutanud, kogunud, rääkinud linti? Kas teil on ka mingi arhiiv olemas? Või on teil plaanis teha midagi oma enda tegevuse jäädvustamiseks? Peterburi eestlaste seltsil, Eesti seltsil ongi olemas, aga meie oleme 2 aastat vana klubi, et ei ole veel sellist arhiivi tekkinud, aga see on hea mõte tegelikult. Meil on palju põnevaid, huvitav elutaustaga inimesi, kõik need võiksid talletada.
me saimegi mõni päev tagasi siin neljakesi kokkugi rääkida. Minu jaoks oli väga põnev kuulata ka Toomase lugusid ja sellest saaks päris huvitava sellise põneva ülevaate, mida saaks ka võib-olla teised eestlased lugeda, et kes need eestlased seal on, millega nad tegelevad, mis on nende elusaatus. No muidugi, eks eestlasi on ju meil Venemaal kokkuvõttes ikkagi märksa rohkem kui see 2000, keda ma mainisin. Ikkagi 17 000 ja võib-olla ka hiljem, mitte ainult meie klubi, aga teised saavad indu ja räägivad oma lugudest, kas siis Omskist, Tomskist, kuskil Lõuna-Venemaal, kus iganes, et eestlasi veel jagub. Et üks Viljandi linnatäis inimesi veel meil seal Venemaal on. Et neid mälestusi tuleks seda pärandkultuuri tuleks hoida, et enne kui, ma ei taha öelda, et hilja on, aga ma tahaks loota, et meid ei taba liivlaste saatus Venemaal, aga Eesti on veel piisavalt lähedal, et hoida seda seal elus. Vähemalt mina usun, et see on võimalik. Ja kui näes ka tublisi klubikaaslasi, siis kindlasti. Aleksandr, mis sa arvad sellest ideest? Võiks ka meie klubi hakata talletama pärandkultuuri inimeste mälestusi, eluteid, see oleks päris huvitav. Aidata ka meie seltsi, kes on ka võib-olla juba, neil kuluks abi ära selles mõttes. Aleksander, kuidas on? No mul on hästi, mul paistab, et võib-olla me laulame laulu. See tähendas seda, et Aleksander on plaaniga nõus ja me oma klubi koosolekul räägime sellest edasi. Mis puudub meie plaanid, ma ütlesin juba, Jah, ideesid on igasugused muidugi palju. Selge, et me siin elame ju igapäevaelu mingisuguseid tegemisi ja võib-olla siin isegi enda jaoks on ju, kui kõik oleme eraldi nurkades on ju, siis tasapisi see minu tunde järgi see nagu liiv läbi sõrmede on ju, et seesama, et kui sul on palju sugulasi eestlasi, kui sa nendega ei suhtle ja ei näe neid, on ju, siis see kaob, on ju, see tahest tahtmata on ju. Ja see on kaks siin, et kahjuks tekivad inimesed, kellel on huvi, on ju, aga nad midagi ei leia, on ju. Nad leiavad näiteks ajavad meiega juttu, on ju, huvitav, siis nendel on oma elu, on ju, meie ei paku ainult ennast, on ju, selge. Jutt on sellest, et me tahame, et aidata, et inimesed igalt poolt saaksid suhelda erinevate küsimustega, on ju, ja vahest on kahju, et kui inimesed lähevad edasi oma tegemisi tegema, eriti noored on ju, leiavad oma teised huvid, kui ma ei tea, võib-olla seal 20 aastat tagasi, kui ma olin noorem, kui ma tulin lihtsalt Eesti seltskonda, ma käisin võib-olla 3-4 korda. Ma vaatasin, et jah, tüdrukuid noori pole, nagu Eesti laulud, vägev ja midagi mind ei huvitanud, on ju. Ma ei saanud sinna pidama, on ju, ma ei saanud kellegagi tuttavaks oma vanuse tuttav, kõik olid palju vanemad. Ja praegu seesama probleem, et kõik, kes käivad Jaani kirikus, nad on küllaltki juba vanemad inimesed, on ju, ja selge, et mul on nendega huvitav paljudega ajada juttu, on ju, ja seal on väga palju huvitavaid inimesi. Niikuinii me tahame suuremat seltskonda.
Ühesõnaga Toomase ettepanek, et oleks rohkem tüdrukuid ja noormehi, eks ju, et eks siis on ka asja mõte, et kui Peterburis teeb kohati neid väheks, me saame ka ju kokku viia ka eestlased ja kodueestlased ja siis Venemaa eestlased, et Peterburi ei ole ju nii kaugel, et teha ka rohkem üritusi, kus need kaks nii-öelda seltskonda kogukonda kokku saaksid, et see ongi häda, et praegu on nagu piirid suhteliselt kinni, et turismiviisaga enam ei saa, et peab olema ka mingi perekondlikud põhjused. Mul on lihtne liikuda, mul on abikaasa venelanna, eks, aga enamikil ei ole. Kui ma loodan, et see olukord muutub, siis ka rohkem selliseid üritusi peaks korraldama, et kaasama ka kodueestlased. Mul on ka kodueestlastel oleks huvitav käia suures Põhjamaa metropolis, suhelda kaasmaalastega Peterburist. Me nüüd korraldame ka kohtumise, kus tulevad ka teised Venemaa eestlased Siberist, Krasnojarski, Kraist, Tomskist, kus iganes. Ma nüüd ei oska nüüd poliitkorrektselt öelda, et kuhu see nüüd Krimm jääb, aga noh, eks sealt vist ka võib tulla, et ma ei tea, siis Ukrainast või. Et selles mõttes jah, et rohkem omavahel suhelda ja siis on ka võib-olla huvitavam. Ma olen ka tähele pannud, et kui meil olid kohtumised Venemaa eestlastega, et Venemaa Eesti väga huvitab, mis seal Eestis on ja kas saab ka Eestis käia ja vastupidi Eesti inimesed uurivad, kas saaks ka Venemaale minna. Kõik tahavad piiluda, mis seal piiri taga toimub. Et seda võikski rohkem võimaldada, võiks olla selline platvorm selleks suhtlemiseks. Kas teil oma selline lehekülg on olemas, et kus seda infot nüüd edaspidi saab või on teil Facebookis? Et kus kuulaja, vaataja praegu, kui ta tahab teada teist rohkem, et kuhu ta vaatama peaks? On oma Facebooki lehed olemas. Aleksander, tahad sulle öelda veel, kellele peaks täpsemalt kirjutama, kas sulle, minule või Toomasele, kõigile kirjutama muidugi? Jah. Me peame parem seda teha. Jah, meil on Facebookis lehekülg on ju muidugi kui need kõik üritused lõppesid COVID-i algusega, ega seal midagi eriti juurde natukene tuleb. Selge üritusi vähe on ju, siis muidugi midagi pole inimestel nagu näidata, on ju, mis meil toimub eriti, siis praegu kõik neti kaudu. No aga muidugi ikkagi lootus on see, et ikkagi aeg muutub tasapisi, ma arvan, et no ei saa olla niimoodi, et me kõik istume ainult teleka ees ja suhtleme, et ainult neti kaudu on ju, et ikkagi, et kuidagi hakkame. Et Zoom-koosolekud muutuksid ka lõpuks ometi saame näost kokku. Me oleme väiksema seltskonnaga, alati saab ka kokku, ei ole probleeme, kui tahate sellist suuremat üritust teha. Siis on ikkagi need piirangud ja ikka, kui peab kasutama seda Zoomi. Zoom on selline hea abivahend, parem kui mitte midagi, aga tahaks kõik üle maailma tahame, et see normaalsuses taastuks, et ükskord ometi me sellest COVID-ist üle saame. Aga öelge midagi selle suve kohta siiski, et mis on selline, kuhu võiks mõelda, kui need piirangud ära kaovad ja inimesed liiguvad, et kus teid suve poole siis Peterburis leiab ja mis toimub, mis kuupäevadel kusagil? Praegu me tahaksime Karjalas sõitma. No vot Aleksandril jah, see on nagu muusika koht, teil on kontserdid või? No muusika, tantsud. No suurem ikkagi osa kõiki tegemisi on ikkagi selle muusika ja tantsude kohta, siis mingisugused plaanid on, aga isegi need kõik tänapäeval on kõik nii, et keegi ei tea, mis paari kuu pärast on ju. Kõik me loodame, et läheb kergemaks ja et pole mingisuguseid piiranguid, aga nii tuleb välja, et tänapäevaks plaanida nii pikalt nagu suvi on väga raske. Jah, võib-olla. Ootame. Jah, no tegelikult, kui me nüüd, võib-olla Henri ütleb ilusamini, ma võib-olla, et kui me nüüd ütleme, viskame maailma on ju oma sõnad on ju, et me nagu ootame, et
selge, et ei tule sadu inimesi. No isegi kui mingi väike grupp inimesi järsku tahab tulla Peterburgi, on ju erinevate plaanidega. Noh, seda võib kokku rääkida ja järsku inimesed tahavad midagi uurida, vaadata, on ju, siis seda on kerge organiseerida, on ju, võib-olla tänapäeva just väikse grupiga, on ju, teha mingisugune väikse ürituse, kui tekivad huvilised, siis tekib pakkumine kah, on ju, raske on teha mingit kunstinäitust, kui sa saad aru, et kindlasti vaevalt, et keegi tuleb kusagilt kaugelt teda vaatama näiteks niimoodi. Aga ekskursiooni võime kindlasti teha, kui on võimalus inimestel tulla, on viisad olemas ja piirid lähevad valla. Me võiksime näidata Eesti pärandkultuuri Peterburis ja Kroonlinnas, kus Liida Koidula on elanud, kus iganes olulisemad kohad ja ka neid põnevaid uusi kohti, need hipsterite rajoonid noortele, kus on võimalik mõnusalt aega veeta, ka pidu panna. Ja põnevaid muuseumeid. Mulle isiklikult väga meeldib Venemaa raudteemuuseum Balti Vaksali juures, kus on ka väga palju seose Eesti ajalooga, kus ka paljud eestlased elasid. Suurtükimuuseum, see on niivõrd palju põnevaid muuseumeid, mida võiks soovitada ja näidata. Ja muidugi enne kõike neid kohti, mis on eestlastele olulised. Et kui on võimalus tulla, andke varakult teada, meie kontaktid on olemas ka siin Facebookis ja me võime teid kenasti vastu võtta ja kui on jõudu jaksu ka natuke pidu panna, otse öeldes, noorematele inimestele. Ja meie inimesed on kindlasti väga huvitatud kohtumast eestlastega üle maailma. Olgu Ameerikast, Kanadast, Austraaliast, kus iganes. Eestlasi jagub igasse sadamasse, Hemingway ütles või. Et meid nii vähe ka ei ole, nagu paljud räägivad kogu aeg. Me oleme nii väike rahvas, ei ole midagi. Maailmas on palju väiksemaid riike. Geograafia huvilisena olen avastanud, et me oleme seal keskmiste riikide seas, ei ole kõige väiksem. Ma saan aru, et hakkame lõpetama, et teil on ilmselt väikene üllatus ka. Aga vabandage. Ma tahaksin veel kord minu pilti näidata ja öelda, et me peame tugevam eestluse tuul teha ja siis kõik me arvame, et kindlasti olen hästi. Aga nüüd me pakume laulu, seal on head sõnad. Mis teil on vaja? Aga meil on vaja ainult 3 hästi pikka paid. Laulume koos. Kes elab metsa sees, kes elab paksal metsa sees, kes elab metsa sees, sest elab päkapikk, sest elab väike päkapikk, sest elab päkapikk. Mis teeb see päkapikk? Mis teeb see päkapikk? Mis teeb see päkapikk? Ta sai ju küpseda, ta sai ju küpseda. Mis maksab saiatäts? Mis maksab väike saiatäts? Mis maksab saiatäts? On hästi pikka paid, on hästi pikka paid, on hästi pikka paid. Bravo! Ei ole publik. Nüüd hääl kadus või? Kuulete veel meid või? Igal juhul suur aitäh ja järgmine kuu järgmised inimesed.
jah, kõike kaunit. kõikidele head õhtut, tšau.